Ja nüüd me läheme tõepoolest edasi autasustamisega. Kõigepealt natukene Talveakadeemia artiklite konkursist. Ehk siis 2 erinevat asja meil on siin artiklite konkurss ja ettekannete kuulamine, mis oli täna. Aga artiklite konkursist nii palju, et see toimus juba 13. korda ning sellest võttis see aasta osa ka 13 artiklikirjutajat ning näiteks ka Talveakadeemia konverents hakkab 13 ja reedel. Et see 13 on selle aasta number ilmselgelt. Artiklite hindamine toimus 2 tasemel. Esimene tase, kuhu siis kuuluvad bakalaureuse ja magistritaseme õpilased, sinna laekus 4 tööd ning teisele tasemele, kes siis magistri lõpetanud ja doktorandid, sinna laekus 9 tööd. Ja nendest 13-st 12 ka kuulsite tänase päeva jooksul. Tõstke käsi, kes siis ka kõik ära kuulasid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja siin loomulikult komisjon lehvitab meil siin juba. Ja meie ka. Kui pean tunnistama, osadel jäi pool kuulamata mul. Aga ka auhinnad ja auhinnad on välja pannud erinevad ettevõtted, et siis neid on jagatud. Ja ma loen need kõik ette ka, et me teaksime, mis auhinnad seal kottides on siis ikkagi. Auhinnad on välja pannud Tallink, Rahvaraamat, Teater Vanemuine, Regio, Kohvik Basiilik, Ahhaa-keskus, Horisont, Eesti Loodus, ajakiri Geo, National Geographic, Petrone Print, Setoline, Papa Pizza, Elektriteater, Tallinna Teletorn ja Õllenaut. Päris pikk nimekiri tuli. Ja neist siis on kombineeritud erinevad auhinnad, aga artiklikonkursi puhul on veel ka rahalised stipendiumid. Et mõlema astme esimesed kohad saavad 300 eurot, teised kohad 200 ning kolmandad kohad 100 eurot. Et selline präänik on ka veel. Aga mis siin pikalt aega raisata, et Epp meil vist hakkab teavitama. Teab nimesid. Jaa. Ja alustame esimese astme 3. kohaga ja esimese astme astmes sai 3. koha Kadi-Maria Vooglaid. Kadi ei ole küll siin täna, tema on siis välismaal seoses õpingutega, nagu ma aru sain, et aga hoolitsemete selle eest, et ta saab oma auhinna kätte. Nii, teine koht esimeses astmes on Sven Anderson. Ega ometi Sven ei ole ära läinud. Sven on ju veel. Sven ilmselt räägib filosoofilistel teemadel seal, ma enne kuulsin ka, et arutelu oli elav ja ilmselt sealt ta tuleb. Et kui Sven ise ei kuulnud, siis Sven sai teise koha artiklite konkursi. Vaadake sinna poole ka. Ja kes siis ei tea, auhinnad annab üle Helen Jors, kes on tänase päeva projekti juht. Sven istub sinna. Ja esimese astme võitja on Kaia Vill. Ja Kaia rääkis meile siis kodusest elektritarbimisest. Oli nii? Oli küll nii. Aitäh Kaiale veel kord. Ja lähme vist teise astme juurde. Palun. Ja. Teine aste ja 3. koht Tarmo Koppel. Teine koht läheb Rasmus Armasele. Ja Rasmuse ettekanne oli siis tänasel teine ettekanne. Et kui Tarmol oli siin viimane ettekanne, siis Rasmus on meil ka hommikust saadik oodanud oma auhinda nüüd.
ja teise astme võitjaks tuli seekord Kadi Padur. Ja Kadi tuleb meil ka sealt kaugelt. Ei pea jooksma selle pärast, saad siin repid ka ikka. Aga suurepärane, veel kord aplaus. Nii, need olid siis artiklikonkursi võitjad, et kes saatsid oma artiklid ja said ka selle eest väikse prääniku, et seal kottide sees on siis erinevaid kinkekaarte ja teatripileteid. Ja aga nüüd lähme edasi tänase päeva auhindamise juurde, et nagu sai hommikul öeldud ja päeval ka, et komisjon hindas kõigi ettekandeid, nende ülesehitussoora, nende esinemist publiku ees, suhtlemist publikuga ja teisi näitajaid. Ja nüüd annaksingi sõna komisjoni esinaisele, kes siis teatab need, kes esinevad Talveakadeemia konkursil 13. kuni 15. veebruarini. Ja terve komisjon siin ees on olemas. Aga palun. Aitäh! Lugupeetud noored teadlased, austatud kuulajad, head Talveakadeemia korraldajad, suur tänu teile selle suurepärase päeva eest. Ma usun, et kõik, kes päeva siin täna veetsid, investeerisid oluliselt oma isiklikku arengusse. Kõigepealt need, kes kuulasid, said üht-teist teada, nende mõtted hakkasid liikuma. See säästlik areng on ju tegelikult meie kõigi teema. Talveakadeemia on selles mõttes ülimalt tänuväärne formaat, et ta on kaasav. Ja need inimesed, kes esinesid, öeldakse, et parim õppimine on läbi kogemuse ehk learning by doing. Ma usun, et kõik esinejad on nõus, et esinemine on learning by burning, ehk siis tunduvalt intensiivsem kui lihtsalt üks kogemus. Me mõistame, et selle taga on väga palju tööd, selle taga on teie uurimuste ja artikkel. Kui te mõtlete korraks 20 aastat aega edasi, aasta number on siis 2035. Küllap te olete siis saanud edukaks teadlaseks, küllap teil on oma töögrupp, oma võrgustik. Teie käsutuses on parim informatsioon, parimad vahendid. Teil on publiku edu. Ja kui te mõtlete, siis kindlasti üks komponent, võib-olla ainult üks, aga siiski väga oluline komponent, mis selleni viis, oli oskus oma ala esitleda. We are all in sales now, ütleb Daniel Pink, kes on kaasaegse juhtimismaailma üks niisugune tõdede ümberpööraja. Ja ta ütleb, et uuenenud müügi või esitlemise ABC on tegelikult 3 asja. Häälestatus publikule, suutlikkus töötada selle materjaliga, mis sul on. See on ühest küljest suutlikkus ja teisest küljest ainus põhjus, miks sa üldse siin ees seisad, on sinu publik. Tööta nendega, kõneta neid, ainus tempo, mis on õige tempo, on nende tempo, ainus mõõt, mis on õige mõõt, on nende mõõt. Teine on uppumatus, mõelge. See on võime vastu panna nendele takistustele, mida te kohtate. Kõige suurem takistus on kus? Iseendas. Ehk siis suutlikkus õppida, harjutada, õppida kogemusest, ka negatiivsest kogemusest, saada toime tagasisidega, mis võib-olla ei toeta. Ja viimane on selgus, mida aeg edasi, seda selgemad peavad olema meie müügilaused. Tänu teie selgusele täna saime meie aru keerukatest terminitest, teadusvaldkondadest, millest meil ei ole tõenäoliselt väga palju aimu. Me oleme väga erinevate erialade inimesed. See tegi meid õnnelikuks. Me saime näite kaudu aru, kuidas hiir ületaks teed, kui ta on vähe ärev näiteks. Me saime aru, mida tähendab magnettomograaf ratastoolile näiteks. Näide on hästi jõuline. Me tahame ka omalt poolt anda mõned soovitused teile kaasa, et komisjonil oleks ka nii-öelda väike lisaväärtus teile. Minu arust olete te väga tublid ja ma olen täiesti kindel, et teie vanaemad teavad, mida te teete, sellepärast et ettekanded olid suurepärased ja mina sain kõigest aru, hoolimata sellest, et osad olid veidi rohkem bioloogilised, mille taust mul on. Aga teadlasena tahaksin ma juhtida 2 asjale tähelepanu, et te võiksite rohkem rääkida numbritest, rääkida oma valimist, oma korduste arvust, statistilisest olulisusest
väljendada neid üheselt. Ja teine asi, et teadust ei tee me enamasti üksi, et alati teeme me seda kas mõne teise tudengi oma juhendajaga koos, et rõõm oli näha, et osad teist tõesti tõid selle välja ja need, kes ei toonud, võiksid seda siis edaspidi teha. Mina tahaks teid tänada selle eest, et te pidasite ajast kinni. Ma olen väga palju viibinud seminaridel ja konverentsidel, kus esineja unustab ennast sinna ette ja ikka räägib ja räägib. Ja mul on publikus ebamugav, et ma tõesti tänan teid südamest, et te austasite oma publikut. Et see, kui esineja on ette valmistunud ja ta teab, kus algab, kus lõpeb tema aeg, see on austus publiku vastu. Siis ma tahaksin ühe sellise väikse nipiga teile osutada. Mina just sellepärast, kuna mulle tundub, et võib juhtuda, et ma ka ise patustasin selle vastu. Ehk siis näitan ette. Teie. Mina vaatan kogu aeg teid. Nüüd, kui ma olen varasemalt näinud auditooriumit ja tean, kuidas miski paikneb ja korraks võib-olla istun isegi seal saalis, et näha, mis saab juhtuma siin ees, siis ma tean, et kui ma siit näitan pointeriga slaidil midagi, mida on oluline näidata, ma pööran teile külje või ma pööran teile lausa isegi selja. Aga palju lihtsam on seda teha, kui ma astun paar sammu eemale, te näete mind, ma ei näita teile oma kukalt ja ma saan siin väga hästi pointeriga näidata. Aitäh minu poolt samuti, et ma olin ka õnnelik, nagu Ene juba mainis, aga mina tahan jagada teiega ühte mõtet, Cicero mõtet, et kõnemeister, antiikkõnemeister ütles kunagi niimoodi, et üks avalik kõne peab vastama 3 kriteeriumile. Kas te teate, mis need on? Avalik kõne peab olema informatiivne, veenev ja esteetiliselt nauditav. Mina sain selle naudiku ja minu meelest kõik te vastasite täna nendele 3 kriteeriumile. Aga, ma ei taha öelda jaa, et kus võiks veelgi parem olla. Üks asi on see, et ka arvestades seda, et need olid teadustööde tulemused, mida te presenteerisite, siis oli, aga võiks rohkem olla slaididel ka viiteid allikatele. Et ma ju saan aru küll, et sa ei ole ise välja mõelnud seda esimest poolt just mõistete ja teooria esitlusel. Ja siiski viiteid allikatele oli vähe. Et see on justkui toit nii-öelda aju vasakule poolkerale. Need on ratsionaalsed argumendid, mida oleks tahtnud rohkem näha slaididel. Ja veel, kui rääkida visuaaliast, et PowerPointi võimalused on piiritud, ma ei taha öelda piiritud, ja neid võiks rohkem kasutada, kui niimoodi uskuda, et PowerPointi võimalused on piiritud, siis on võimalik ju kasutada rohkem animatsiooni või mitte koheselt slaidi täita informatsiooniga. Ja kui on tarvilik slaidile palju informatsiooni panna, siis tuleb kasuks alati kuidagi ringitada ära või punasega osutada millegile, mis on oluline. Et olid slaide, kus oli palju informatiivset teavet ja samas oli raske tabada, et millest täpselt käib jutt. Ja kui siis ei kasuta, ütleme, slaidil seda osutamist, siis on ju alati see laserpointer, mida võiks siis demonstreeriti, kuidas seda kasutada. Aga samas, eks ühe esitluse õppimine ongi selline terve elu kestev tegevus, see on selline elukestev õppe, ma kujutan ette. Et minu poolt aitäh veel kord ja kohtumiseni järgmisel siis akadeemial. Ma pean siis ühinen kõikide eeskõnelejatega. Et ma olen ka samuti väga õnnelik, et ma sain siin seekord olla. Et eelmisel aastal ma olin siin ees ja olin see, kes näitas nagu seljaga nagu niimoodi. Et siis seekord ma sain siis natuke sellele teise pilguga peale vaadata. Aga mis siis võib-olla sellise üldise jutu kokkuvõtteks minu poolt, et mõtelge alati, et kes te olete ja miks te seda teete ja miks see oluline on. Et tutvustage ennast tõesti, millega te olete tegelenud, kuidas te selleni jõudsite, miks te seda teete ja miks see üldse meile kõikidele, kes me siia kuulama oleme tulnud, miks see oluline on,
et vastake sellele küsimusele so what, et nagu kuidas maailm sellest paremaks muutub, et meil on siin väga hea teema ette antud, säästev areng, et püüdke asja siduda selle nii-öelda kogu raamistikuga, aga te kõik olite väga-väga tublid. Aitäh! Tuletan veel kord meelde, et tudengiteaduse päeval fookus on esitlusel. Nüüd tuleb see žürii tavapärane nutulaul ja see on täiesti omal kohal. Kõik need inimesed, kes esinesid, võiksid vabalt olla ära teeninud selle parima tiitli. Me pidime vaidlema, kuna meid oli õnneks ebavõrdne arv, siis me saime enamusega vähemust suruda. See oli keeruline. Te olite ühtlaselt tugevad kõik. Ma loen ette 5 nime ja need ei ole paremusjärjestuses ja palun iga nime järel aplausi. Kai Tiitsaar. Tuled sa siia alla ka palun? Tule sealt ülevalt alla. Aga Kadi Padur. Kaia Vill. Rasmus Armas. Taavi Vanaveski. Suur tänu teile veel kord, sügav kummardus Talveakadeemia korraldajatele. Suur aitäh komisjonile, et ka meie poolt väike meene neile on olemas. Ja Helen nüüd tahab sõna võtta. Töötab, jah? Mina olen ka väga rõõmus. Ma olen väga rõõmus, et see meie õhinapõhine tudengiteaduse päev on endale saanud sel aastal nii toreda, nii positiivse, nii asjaliku ja nii arutleva õhinapõhise komisjoni. Ja meie poolt teile ka väiksed meenetanuks. Suur aitäh teile, nüüd te võite ära minna. Suur aitäh veel kord, jah, et atlasega saab siis, teedeatlasega saab koju jõuda tänapäeval. Kas kasutatakse veel teedeatlast? Väga palju vist mitte. Aga kõigepealt parandan ennast, et enne ma ütlesin kogemata, et konverents on veebruaris, see oli täiesti vale info. Konverents on 13 kuni 15 märts Reheat Tellis Tartu lähedal, Talveakadeemia konverents. Aga see oranž kast, millega sai siin ringi joostud enne ja publiku lemmiku hääletus toimus siis selle abil ning lisaks 5 mainitud nimele, kes komisjoni poolt said nimetatud ja pääsevad siis konverentsile esinema, on ka publiku lemmikul see privileeg esineda konverentsil. Ja selleks publiku lemmikuks, kes saab siis mingi ägeda õllenaudi maitseõlle ja lisaks siis ka maitseõlle komplekti, vabandust. Ja ning lisaks ka muid meeneid. Selleks nimeks on Tormi Kotkas. Väga hea, Tormil on veel väga palju positiivset emotsiooni siin päeva lõpuni jätkunud. Nii et ka loodusteadustest kuuleme konverentsil. Aga Epul paar sõna veel? Jah, ma ütlen veel kord üle, et registreerida saab siis konverentsil nädala pärast ja toimub 13 kuni 15 märts.
ja täna ei ole veel päev tegelikult päriselt läbi, kellel on veel jõudu jaksu, siis me ootame üsna varsti juba teid afterpartile koos Tartu noorteadlastega, mis toimub Y-galeriis ja asub peahoone taga. jah, ning kõigepealt, enne kui me kõik laiali läheme, teeme veel ühe aplausi korraldustiimile, kes need põlledega inimesed siin päeva otsa olid ja kõigist tehnilistest probleemidest saadi jagu ühtpidi või teistpidi. Ning suur tänu meie ja kogu tiimi poolt kõigile tulemast ning loodetavasti kohtume teie kõigiga ka Talveakadeemia konverentsil 13. kuni 15. märtsini Rehe hotellis Tartu lähedal. Suur tänu tulemast veel kord ning kena õhtut!